GNS-i värbamismahud on tegelikult hästi suured. Me värbame aastas üle 600 inimest enda kollektiivi, suurusjärk 5000 kandidaati. Tervist! Mina olen Indrek, olen G4S Eesti personalidirektor. Me olime suhteliselt hädas sellega, et meil on informatsioon laiali erinevates portaalides, lisaks veel loomulikult erinevad Excelid, worksheetid, mida me kasutame. Ja ka see, et tegelikult juhid kogu aeg käisid ja küsisid, et kus maal me mingisuguse värbamisprotsessiga oleme. Et esimese asjana me kaardistasime ära, et kus on meil need kitsaskohad, et sealt me jõudsimegi siis selleni, et värbajate ajakasutus oli väga halb. Kui me selle saime enda jaoks selgeks, et tuli leida lahendus ja õnneks selleks hetkeks olid turule juba tekkinud ka värbamistarkvarad, mis suudavad tegelikult tõmmata siis täna Eestis peamistest tööjõuportaalidest andmed ühte kohta. Ja samamoodi on võimalik sinna liidestada ka sinu enda sellised värbamise maandumislehed. Ja üks nendest oli siis ka tegelikult Recruur. Ütleme, tarkvara selline valikuprotsess ei olnud keeruline, küll aga tarkvara kasutusele võtmine oli kindlasti päris suur projekt meie jaoks. Selleks, et ta oleks sujuv, alustasime kõigepealt sellise väikse testgrupiga ja sealt edasi me läksime väikeste gruppidena, tegime kasutajakoolitused peamistele kasutajatele, et nad saaksid kõik need sammud, mida nad tulevikus selles tarkvaras teevad, tegelikult ise läbi mängida. Mis muutuse tõi kaasa värbamistarkvara kasutusele, et kindlasti esiteks värbajate töölaud täna ei ole enam nii killustatud, nad saavad teha kõik asju ühest kohast. Juhid on kaasatud, juhid näevad, kus maal nende värbamisprojektiga ollakse, ka ajaline kulu, et me mõõtsime ära lausa aja, kui palju vanas viisis me kulutasime aega teatud tegevuste tegemiseks ja kui palju me tegelikult siis võidame kasutades täna värbamistarkvara Recruur ja sealt on päris suur ajaline võit tegelikult. Mida me saame täna seda võidetud aega, me saame kasutada kandidaatidega suhtlemiseks ehk olla rohkem personaalsed nendega ja pühenduda rohkem aega inimestele, mitte selleks, et hoida protsessi üleval.